Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 MHz. On ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. No tere hommikust, head Kagu Raadio kuulajad. Ajaloo jaoks ütlen, et täna on meil 7. aprill ja esmaspäev ja aasta 2025. Miks ma seda siia ette niimoodi siia lisan saate algusesse, aga sellepärast äkki kunagi poole sajandi pärast, aga võib-olla sajandi pärast, keegi leiab selle helifaili, mängib eetrisse, saab teada rahvas, kuidas me elasime 100 aastat tagasi, aga kui ei ole siis kuupäeva juures, siis on väga raske öelda, millal need asjad juhtusid. Aga juhtub täna ja juba juhtus väga palju. Ja ma peaksin ütlema niimoodi, head kuulajad, raadiokuulajad ja kes pärast ka võib-olla YouTube'is seda saadet jälgib, siis lugu on ikkagi väga tõsiseks läinud. Täna hommikul ehmatati Eesti rahvas täielikult ära minu meelest, eriti Lõuna-Eesti rahvas, kus me seda raadiosaadet eetris anname, siis Kagu-Eestis, kus tuli meile täna teade, õigemini ajalehe artikkel, mis pole veel paberi peale jõudnud, võib-olla ei jõuagi, võib-olla jõuab, ja kus öeldakse, et sõjakonflikti korral pool Eestit peab evakueeruma oma kodudest, eriti just Kagu-Eesti rahvas. Seega 500 000 inimest, kui mitte rohkem, peab oma kodukohta vahetama ja minema kuhugi ohutumasse paika. No artikkel on vapustav, ehmatus on, ma ütleksin, vapustav ja imestus on veel suurem, et kuidas Eestis lastakse välja selline teade ajakirjaniku sulest lihtsalt või ajakirjaniku arvutist,
mitte, et seda teeks kas siis vägede juhataja või kaitseminister, et see on niivõrd tõsine info, et paneb kohe küsima, et kes meil üleüldse neid sõjaasju ja need konflikti asju ajab, kui me võime esmaspäeva hommikul, kui rahvas hakkab tööle minema, kellel veel tööd on, ja saab järsku sellise paugu raadiost, et pool Eestit peab evakueeruma. No see ei ole ju mitte 10 inimest ega mitte 10 perekonda, see pole ka, eks ju, 100 perekonnad, keda küüditati kunagi, aga see on massiliikumine. Ja kuidas seda organiseerida, selles teates on juurde lisatud, et riik saab aidata vaid kõige nõrgemaid, ehk umbes 10%. No need on invaliidid, võib-olla ratastooli inimesed, võib-olla mõni emaga või beebi emaga koos, aga ülejäänud saagu ise hakkama. No see on vapustav info, lihtsalt mulle ei mahu pähe, kuidas saab selle paisata lihtsalt välja. 500 000 eestlast vahetab elukohta. Ja juba on öeldud, et paljud tahavad sõita Tallinnasse ja sadamast panema putku Soome ja Rootsi poole. No küsimus on ju selles, et sadam on esimene koht, mis pommitatakse katki või et laevad liikuda ei saa. Nii et no, ma ei hakka seda rohkem kommenteerima, võib-olla see päeva peale tuleb ja võib-olla mõned inimesed siis, kes asjaga kursis on, oskavad seda kuidagi leevendada, aga no kujutagem nüüd ette Eesti maanteed, see sama Tartu maantee siin või Pärnu poole maantee, kui sinna tuleb peale 500 000 inimese autod, no ütleme, seal tuleb 10 000 autot korraga. Me ei saa praegu laupäeva õhtul, eks ju, Tartu poole tulevad Tallinnast autod või reede õhtul, kui töönädal lõpeb, ummistatakse maanteed ära ja nüüd tuleb järsku 10 000, 20 000 autot. Peale selle ma sõidan nüüd oma autoga siin Kagu-Eestist ära Kesk-Eestisse kuhugi, leian seal Põõsa all kuhugi mõne koha, jään siis ootama, et sinna pomm ei lange ja samal ajal olen juba sõitnud pool oma autopaagist tühjaks. Kus ma seda uut bensiini juurde saan? Ja võib arvata, eks ju, et esimene asi, mida siis vaenlane teeb, pommitab katki meie elektriühendused, et meil pole elektrienergiat ja ongi asi klaar. Aga siin on veel üks asi. Tähendab, Kagu-Eesti rahvas peab maha jätma oma talud, oma kodud, oma suvekodud, aga keegi pole veel rääkinud sellest, et milline reeglina sõjakonflikti puhul puhkeb või läheb lahti maradööritsemine. Tähendab röövimine. Kui inimesed järsku massiliselt jätavad oma talud maha, lehmad seal ammumas, eks ju, ma ei tea, kas mingi elektrijuhe on veel seal laudas sees või ei ole, loomad karjuvad, ema, isa jooksevad ka ise karjudes autosse, panevad minema, sest kohe võivad tulla Vene sõdurid või vaenlase sõdurid ja mis siis on? Järgmisel hetkel tulevad sinna parajad pätid, kes viivad ära sellest talust kõik hea ja parema, võtavad viinad ja söögid kaasa ja kukuvad pummeldama ja siis selgub, et venelaste rünnakud ei olnudki ja ei tulegi, aga talud on tühjad. Et vaat sellised mõtted tekivad täna hommikul ja panevad lihtsalt imestama Eesti koordineerimatust sellise sõjainfo puhul. Pealegi, ja nüüd, mis siin Kagu-Eestis on veel, loen siin Lõuna-Eesti Postimehest ja Maalehes oli ka uudis ja juba piltidega, kuidas me hakkame siia neid betoonpunkreid rajama. No kas tõesti keegi arvab, et tulevad Pihkvas siis Vene väed tulevad läbi Põõsaste, nagu seal, ma ei tea, Aleksander Nevski ajal, läbi Põõsaste püssidega ja meie siis oma punkritest laseme paugud vastu ja laseme kõik venelased maha või? Kui venelastel on 200-300 000 armeelast olemas praegu ja kõik on saanud kõva õppetunni, 3-aastase õppetunni Ukraina sõjas, meie sõduritel sõjakogemus praktiline puudub ja me teeme neid punkreid ja siis ma ei tea, kes sinna punkrisse sisse surema läheb. See punker on esimene asi, mis lastakse kas gaasi täis või visatakse granaat sinna. Et lihtsalt vapustavad uudised. Ja ega siin majandusolukord parem pole, võtame nüüd kätte, mul on siin välja pandud, tänase saate jaoks võetud. Siin samas Lõuna-Eesti Postimees küsis rahva käest, et kuidas siis niimoodi siis elu on nüüd Eestimaal. Ja tehti uurimus ja küsiti tänava palju inimesi ja küsimus oli selline, et kas nüüd see valitsus, mida mõned nimetavad uueks valitsuseks, tegelikult mingit uut valitsust ei ole, on lihtsalt osa endisi sõpru tänavale visatud sotside näol
ja siis tuleb, küsimus on selles, et kas nüüd on siis Eestis parem, kui selline valitsus on. Ja 8% ainult Lõuna- või Kagu-Eesti inimestest ütles, et õigemini Lõuna-Eesti inimestest ütles, et jah, on parem. 37% arvas, et mitte midagi ei muutu. Ja kujutagem nüüd ette, 48% küsitlutest ütlesid, et asi läheb Eestis veel hullemaks. Nii et paneme 37 ja 48 kokku ja me saame valdava osa Eesti rahvast, vähemalt Lõuna-Eesti rahvast, kes ütleb, et elu ei muutu paremaks, pigem läheb ta halvemaks ja pessimism on kohutav, kui nende uurimuste järgi vaadata. Ja sama küsimus esitas muide ka Tartus, ülikooli linnas, siis Tartu Postimees ja küsis ka, et kas siis Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus on parem, kui ta oli kolmikuna koos sotsidega. Ja vastused olid umbes samasugused protsendid, aga ma tsiteerin Rahva Häält. Näiteks ütleb, see on lehes ära trükitud, härra Kalle, ma tema perekonnanime ei hakka ütlema, tema on kirikuisa, tema on pastor. Nähtavasti vist Luteri kiriku pastor. Ja tema ütleb niimoodi, vastab ehedalt ja jutumärkides täpselt inimese tekst, mida ta ütleb Eesti olukorra kohta. Kõige parem oleks, kui Kristen Michal astuks tagasi, sest praegune valitsus on valelik olnud, valetanud rahvale ja teinud väga halbu otsuseid. Asi on juba päris hapuks läinud, mida näitab ka rahva küsitlus. Kokku ainult 19% inimestest toetab Reformierakonda ja Eesti 200. See on väga jama tulemus. Ja siis ütleb see pastor, usklik inimene, Piibel ütleb, et ebamoraalne kuningas on häbiks rahvale. Praegune valitsus on seni väga palju valetanud ja häbistanud meid rahvana. See kuningas ei sobi meile. Vaat selline arvamus rahva seas. Ja nüüd võtame, see on siis selline usumees, tõsine mees, võib-olla liigne filosoof ja liiga palju mõtleb, aga võtame siis Kermo, tema on ettevõtja ja tudeng, noor inimene, veel niimoodi juuksed uhkelt lehvimas tuule käes ja tema läheb edasi, suur elu või pikk elu on ees ja tema ütleb niimoodi siis see Kermo tudeng. Minu isiklik lootus on see, et nad kõik, kogu see kamp kaob sealt valitsuselt ühel hetkel korraga ära. Vaat seda ütles noormees. No ma võin palju neid ette lugeda, neid samuseid siis arvamusi rahva seast. Nad tulevad enam-vähem, tulevad ühed samad vastused ja olukord on isegi ikkagi, ma ütleksin niimoodi, rahva meelest Eestis üsna hapu, nagu ütles pastor. Ja sama arvasid eelmisel nädalal ka valijad Toompea lossi ees. Keskerakond tegi seal suure meeleavalduse hinnatõusude vastu ja üldse elatuse taseme tõstmise jaoks või kutsus üles valitsust tagasi astuma ja midagi muutusi tegema. Ja kuulame, mis sealt räägiti. Ma panen sisse praegu siis peasekretär, Keskerakonna peasekretär, Võrumaa kaunitar Anneli Ott toetas seal kõvasti rahvast ja kuulame, mida ta seal Toompea lossi ees rääkis. Väga palju öeldud ja kahjuks on veel väga palju öelda, aga on üks väga põhimõtteline asi, mille eest me siin seisame. Ja me seisame selle eest, et siis, kui Eesti valitsust enam Eesti rahvas ei usalda, siis riigimehelik on võtta vastutus, astuda tagasi ja anda valitsusele uuele valitsusele võimalus, anda rahvale võimalus enda tahet näidata läbi valimiste. Ja tänu sellele on täna Eesti olukorras, kus alla 20% Eestimaa inimestest tegelikult usaldavad valitsust. Mis tähendab seda, et need ministrid, kes teevad otsuseid, mitte meile, vaid meie tulevikule, meie lastele, ei ole saanud meilt seda mandaati. Neil ei ole õigust neid otsuseid teha. Ja see arrogantsus ja ülbus, mis kõigest sellest vastu vaatab, on minu jaoks väga ohtlik, sest teate, mis see teeb? See annab eeskuju meie noortele. See annab eeskuju, et kui ma olen ülbe, siis ma võin. Ja me kõik seisame selle eest, et võimalikult kiiresti kogu see uudiste vaht
väga värvikate sõnavõttude vaht, mis ei maksa mitte midagi. Jälle hommikul kuulame, kuidas majandus hakkab kasvama ja kuidas kohe-kohe hakkab midagi juhtuma ja nädala pärast räägivad need targad eksperdid meile täpselt vastupidist juttu ja raiskavad meie aega. Ärme lase raisata oma aega, seisame Eestimaa eest, ehitame seda riiki, paneme seljad kokku, oleme koos tugevad ja me ei anna alla. Elagu Eesti ja valitsus astu tagasi. No kuulate selliseid esinemisi, mida on viimasel ajal hulga rohkem, kui me siin saates jõuame neid ette mängida ja saabki nagu selgeks või hakkad mõtlema, et tõepoolest, kas Eestis nüüd siis kujunebki välja see nõnda nimetatud klassikaline revolutsiooniline situatsioon, kus siis, kuidas siis öeldi, kui me koolis, vanemad inimesed koolis õppisid, võib-olla õpitakse praegu ka seda, et alamkihid enam ei taha niimoodi elada, nagu praegu elame siin ja ostame ainult allahinnatud toidukaupa, põhiliselt rahvas ostab ja juhtivad kihid või nimetame teda Eesti eliidiks, tema enam ei saa niimoodi valitseda, sest rahvas pole temaga rahul. Et võib-olla tõesti meil on selline situatsioon välja kujunemas ja kui me loeme edasi meie ajakirjandus viimastel päevadel, siis me saame sellele kinnitust. Näiteks Suur Postimees, me siin enne rääkisime Lõuna-Eesti Postimehest ja Tartu Postimehest, aga nüüd see Suur Postimees mõni päev tagasi pani esikülje pealkirjaks õigemini see oli küll mitte esi, vaid teisel küljel pealkirjaks suurele loole, ma tsiteerin, Eesti poliitika on ummikusse jõudnud. Seda ütleb meile siis meie suur leht, ainukene suur päevaleht. Ja Postimees siis selgitab julgeoleku teema, millega Kaja Kallas Reformierakonna võimule tõi ja Keskerakonda ning EKRE-t lõhkuma kukkus, hakkab nüüd ammenduma. Eesti poliitika on ummikusse jõudnud. Ja uut asemele anda pole, kirjutab nüüd Postimees. Raha on läbi, majandusarengut tagada ei suudeta ja Eesti Pank ütles otse välja, head kuulajad, ma tsiteerin, mida ütles Eesti Pank ka paar päeva tagasi, Eesti majandus jääb järgmisel aastal väikseks ja hinnad kargavad lakke. See on nüüd ka mustvalgel lehes ära trükitud, selline on situatsioon Eestis. Ja kui ma kuulasin siin veel nüüd neid poliitikud esinemas, siis opositsioon tõstis esile, et Eestis on nüüd saamas teoks Euroopa Liidu kõige kiirem hinnatõus. Kuskil 6% tuleb inflatsioon lähiaegadel, nii et midagi head loota ei ole ja need ei ole mitte minu sõnad, vaid ma lihtsalt tsiteerin Eesti Päevalehti. Tihtipeale ma olen tähele pannud, et Eesti raadiojaamad oma hommikutes ja eriti Rahvusringhääling oma hommikusaadetes neid väga valusaid teemasid ei kommenteeri lehtedest. Pärast võtad lehe kätte, lööd lahti ja näed, et oi, kui huvitavad artiklid olid lehes, aga raadiost ma midagi ei kuulnud. Ja nüüd küsitakse, miks see olukord on siis nii hulluks läinud. Ja selgub, et ikkagi põhjus on see, et meil on täiesti, ütleme siis, riiki juhivad inimesed, kes pole selleks loodud. Peale selle, kes on valesti valitud, no polegi valitud, nad on lihtsalt paika pandud. No tuleme siia praegu uute ministrite juurde, näiteks siis võtame siis, Hendrik Johannes Terras. Tema on põllumajanduse minister. No pikk, tore brünett poiss, võib-olla väga hea abikaasa ja kõik, kes ta võib olla, aga pannakse mees, põline linnamees pannakse selleks põllumajanduse ministriks ja siis ajaleht kirjutab, Õhtuleht kirjutab, ütleb, et no selge, miks asjad ei lähe. Kiir pandi ju mõisavalitsejaks. No selge ja seesama Kiir, Hendrik Johannes Terras ise tunnistab lehes lihtsameelselt muidugi, et tema nägi pealt, kuidas moodi lehma lüpsti, kui ta väike oli. Käis maal korra seal. Midagi ta samasuguseid näiteid tõi ta veel. No loed, imesta hoiad pead kinni ja jooksed toast välja, et saaks võib-olla metsa minna. Siis ei pea neid tekstisi lugema. Me paneme inimese põllumajandust juhtima mehe, kes pole kunagi võib-olla, ma ei tea, lehma katsunudki või pole seal, ma ei tea, ühtegi põllumajandustööd teinud ja tema jagab nüüd fonde ja juba ma vaatan,
vaatasin siin nädalavahetusel juba oli temaga pisike intervjuu, kus tema kirjeldas, millised toetusfonde Eesti jagab. Juba 1 päevaga, 2 päevaga sai selgeks, kuidas tuleb jaotada Eesti põllumeestele toetusi. Et võt, sellised inimesed, no Igor Taro pandi siseministriks, no tema ütleb, et tema on väga hea siseminister, sellepärast, et tema on abipolitseinik, käib õhtuti tänaval. No rahvakeeles rahvamalevlane, eks ju. No väga tore, kui ta on, ja tema Taro ütles siis ka intervjuus, ma vaatasin siin Õhtulehele, et tema kavatseb pühenduda elanikkonna kaitsele. No nüüd oleks huvitav kuulata, kuidas Taro täna kommenteerib, et tema kandis siin Kagu-Eestis peab siis mitukümmend tuhat inimest, kui mitte 100 000 evakueeruma, kui tuleb siis raskem olukord. Ja ta ütleb niimoodi, ma tsiteerin Taro sõnu, tema olevat kuulnud Õhtulehe andmeil, et Kagu-Eesti rahva käest, ta siis kuulis Kagu-Eesti rahva muret ja milline on Kagu-Eesti rahva mure. Ja mure on selline, jutumärkides, rahvas küsis Taro käest, kuidas käituda siis, kui ongi jama käes. See on need ministri sõnad lehele, ongi jama käes, no minu meelest täna ongi jama käes. Las siis Taro tuleb rahva sekka ja räägib ära, kuhu minna, millega sõita, kui palju kaasa võtta ja kuidas siis oma talu lasta siis maratööritsejatel paljaks varastada. Et ühesõnaga asjatundjaid meil ei ole, eksperte meil ei ole ja kes on vähegi targemad inimesed nagu Vambola Kolbakov, kes siin Kagu-Eesti raadios käib kogu aeg esinemas või siin, no neid on terve rida neid inimesi, kes siin esinevad, nende käest keegi ei küsi, need istuvad kodus ja saavad siis võib-olla vahetevahel raadios rääkida või YouTube'is esineda. Ja see asjatundmatus on niivõrd kaugele läinud, et küsimuse tõesti üles isegi Riigikogus keskerakondlasest, terane naissaadik minu meelest ja jurist Anastasia Kõlvart. Tema väga tihti seal esineb ja tema on jurist, nagu ma juba ütlesin, kõrgelt haritud, mis 2-kordse kõrgharidusega, kui ma ei eksi. Ja tema tõi nüüd näiteks Riigikogus ühe juhtumi, mis oli mõni päev tagasi Riigikogus juhtus ja nüüd ta toob ka, kuulajad pange kõrva taha, ta tõi näiteks õigusteaduse ühe algtõe ja see algtõde on ultima ratio. Ja see ultima ratio, see tähendab eesti keeles siis öeldud, on ta nagu viimne õiguslik vahend, viimane abinõu, mida teha. No ütleme, meditsiini puhul on siis, et kuidas inimest surmast päästa, viimane abinõu, äkki leiame midagi. Kriminaaluurimises võiks nimetada viimaseks abinõuks näiteks seal ebaseaduslikku pealtkuulamist või aga võib-olla ka sõja kuulutamine võib olla see ultima ratio ja ka põhiseaduse muutmine. See me võtsime ära siin neid Vene kodanikel valimisõiguse, sellega seoses tuli ka see ultima ratio uuesti päevakorda. Ja siis nüüd meie lugupeetud riigikogulane Anastasia Kõlvart siis tuli pulti ja ütles, et kallis rahvas, kes te siin saalis istute, et me pole üldse asjatundlikud inimesed, sest mõni päev tagasi juhtus selline asi, et üks puldis siin nimetas ultima ratiot hoopis ultima radioks. Arusaamatu, mida see üldse tähendab. Ja kuulame nüüd, Anastasia küsib Kõlvart, et kuidas saab niimoodi juhtida, kui isegi me ei tunne, rahvasaadikud ei tunne õigusteaduse ABC. Et paneme lindi või selle traki käima nüüd ja kuulame, mida terane naissaadik Keskerakonnast ja kõva jurist Anastasia Kõlvart siis Riigikogu puldis ütles. Kuulame. Aga võib-olla probleem on selles, et te lihtsalt pole nende alusprintsiipidega kursis. Ma näiteks igaks juhuks tuletan meelde, et üks õiguse aluse printsiip, ultima ratio printsiip, ei ole ultima radio, see ei ole raadioprogramm. Nagu üks juhtiv menetlejatest meile siin esimesel lugemisel vastas. Kui selliseid alusprintsiipe ei teata, kuidas me saame üldse midagi rääkida meie õigusriigist? Ja seetõttu mul ongi väga kurb näha, et põhiseadusest, seadusandlusest, Riigikogust, meie põhiseaduslikust institutsioonist on saanud täna teatud erakondade jaoks lihtsalt vahend oma poliitiliste eesmärkide, poliitilise ambitsiooni või oma kasu saavutamiseks. Lihtsalt vahend. Ja meie õigusriigist on järele jäänud vaid varemed.
Seda ütles siis Anastasia Kõlvart meie Eesti Riigikogu puldist, aga ega nüüd, kui me vaatame laiemalt, ega Euroopas asjad paremad pole ja kui me nüüd vaatame, mis seal juhtub, no siis me näeme, et kas seal on praegu ju, ütleme, eliit või siis riigijuhid Macron või Merz või Starmer või Inglismaalt, et ega seal ka, ega me ei leia sellisi mõttehiiglasi, nagu kunagi oli Churchill või Margaret Thatcher või prantslaste juht de Gaulle, ega neid inimesi pole, on lihtsalt sellised vibreerijad, kes iga päev räägivad, et tuleb vastu võtta kaitseplaan, tuleb osta rohkem relvi, tuleb Ukrainat toetada ja kaugemale sellest ei jõuta. Ja see Euroopa poliitika paistab, et on hakanud ka siin meil Maarjamaal siis nagu häirima inimesi ja ma toon näiteks Liina Laks. Tema on noor majandusajakirjanik, Liina Laks, kena tütarlaps ja tema tuli välja sellise artikliga, kus ma imestan kohe, et meil see nagu lasti siis sinna internetti, et kui ta küsib see Liina Laks, et kuidas on võimalik, et kriisi ajal raisatakse sellise lödinäpluse peale aega. Ta nimetab meie poliitikat lödinäpluseks. Ja ma ainult tsiteerin mõned laused, ta kritiseerib kõvasti Euroopa Liitu ja ta ütleb niimoodi, Liina Laks, nüüd on jutumärkides, tsitaat. Brüsselist ei hakka kunagi tulema häid vaimuvälgatusi. No täpselt see, mis ma praegu rääkisin siin Macroni kohta. See direktiivi vabrik, ütleb nüüd Liina Laks, tuleb kohe laiali saata ja paariks aastaks kinni panna. Praegu on aeg selleks, et keskenduda hoopis olulistele asjadele. Ja Liina Laks, see noor majandusajakirjanik, siis tsiteerib, et mis siis see olukorra tähtsus praegu on või mida tuleks teha. Ja ma tsiteerin. Jutumärgid jälle. Ma ei saa Eestist ja Euroopast aru. Ühest küljest räägime, et sõda äkki ukse ees ja majanduses jääme USA-st ja Hiinast kuidagi hirmsasti maha. Energeetikat kah meil õigeti pole. Ja samal ajal loed, et direktiive ja seadusi tuleb nii Brüsselist kui ka meie endi poliitikute ametnike käest nagu Vändras mitte vaid saelaudu. No, lähevad segamini need sõnad juba, sellepärast, et ühest küljest räägime, et kohe homme on sõda, 500 000 inimest tuleb evakueerida, punkrid tuleb maha kaevata ja samal ajal tuleb üks direktiiv teise järgi Euroopast ja samasuguseid tuleb siin. Täna hommiku kuulan Riigi raadiost jälle reportaaži, kuidas me ei saa arstile oma aega kinni panna elektroonilisel teel, tähendab interneti kaudu, kuna need internetisüsteemid perearstidel ja suurtel haiglatel ei sobi kokku. Ma kuulen seda juttu, aga 4-5 aastat ei sobi need kokku ja ikka me sellest üle ei saa. Ja nüüd, kui tulla tagasi sinna Euroopa juurde korraks, siis nüüd Merz, Saksamaa uus kantsler, tema hakkab nüüd riiki juhtima, arvatakse, et ta on väga, väga sõjakas ja kui me vaatame Inglismaa juhti Keir Starmerit, no mida ta on teinud, mitte midagi pole teinud, juba isegi Trump kritiseeris teda kõvasti ja praegu ongi tekkinud selline aeg, et ka Euroopas hakkab rahvas kohe nagu paremat elu nõudma, sellepärast, et kui nüüd ütleme see sõjaoht, aga me saates tuleme selle juurde, et see sõjaohu jutt hakkab nagu praegu natuke tagasi tõmbuma. Kõik saavad aru, et Venemaad võita ei ole võimalik. Ja praegu Venemaa ikkagi liigub Ukrainas edasi ja kahjuks siis Ukraina on nagu kaitsepositsiooni rohkem jäänud ja Euroopa ei suuda ka nagu kuidagi moodi neid asju seal paremaks teha, kuigi nad koguvad raha ja ma ei tea mida kõike, aga näiteks seda raha pole ju kusagilt võtta. Ja siis rahvas nüüd ütleb, et jätke see sõja rahastamine, et hakkame ikka paremini elama, meil on vaja odavamat kütet ja kütust ja toiduaineid ja tööd on meil tarvis. Aga meie kulutame ikka edasi ja nüüd räägime oma 5% eelarvest, eks ju, meil on juba see peaaegu et käes kohe varsti, aga Hispaania pole 2 veel saavutanud, et võt selline olukord on Euroopas. Ja kui me nüüd küsime ja vaatame, mida Euroopa ajakirjandus selle asja kohta kirjutab, siis näiteks ka Postimehes oli ära toodud Brüsseli nõukoja liige, on selline nõukoda olemas Brüsselis, mis annab siis head nõu igale asja puhul ja seal
palun, Roland Frenstein on selline mees ja tema ütles ka Postimehe intervjuus, ma tsiteerin, Euroopa ei jõua kaitsealase iseseisvumiseni isegi mitte 10 aastaga. No seda ütleb nüüd suur spetsialist. Ja samal ajal meie ikka valmistume sõjaks ja kaevame siin auke ja lahkume ka jalaväe miinide keelavast kokkuleppest. No see on tegelikult piinlik, see on väga humaanne kokkuleppe oli, et jalaväe miine mitte enam kasutada. Eesti sellega ühines, nüüd ütleb lahti. Ma ei tea, miks pärast seda tehakse. See, et need miinid on erakordselt selliselt kahjulikud. Nad ju plahvatavad, tõusevad üles meetri kõrgusele ja siis viskavad seal sadu ja sadu väikseid haavleid nagu laiali või killukesi laiali, mis tapab massiliselt inimesi siis. Õigemini mitte ei tapa, vaid vigastab. Need on ebahumaanne relv, nagu öeldakse, aga meie hakkame seda tahama hakata kasutama, kuigi ma ei tea, kas meil jalaväemiine üldse on. Aga nüüd on veel teine küsimus, et ikkagi, mis siis saab, kui me ütleme, et me peame 500 000 inimest evakueerima ja sama küsib ka Euroopa, et mis siis saab, et mis saab kortermajadest? Et ehk oleks ka aeg selle peale mõelda, mis saab kortermajadest ja no me oleme rääkinud, et peab olema seal 72-tunnine toidu tagavara ja võib-olla ka mitu veepudelit ja no minu meelest veepudelit, mida rohkem sa jood, seda rohkem sa tahad ka klosetti joosta, aga kujutame ette, nüüd elab seal 3-toalises korteris vanaema ja siis nooremad koos, vanaema läheb klosetti, eks ju, tõmbab vett peale ja sellega on õhtalasi, elektrit pole ja enam uut vett juurde ei tule. Kuhu siis järgmisel korral hädale minna? Põõs alla või? No katsu sa minna Anne linnas või Lasnamäel põõs alla. Siin võib-olla Lõuna-Eestis veel leiab mõne koha. Et need on küsimused, mis on täiesti lahendamata, see tualettide küsimus. Ma kujutan ette, kui elekter kaob ja kortermajad ümber hakkavad ühed kunstlikud mäed tekkima. Pruuni värvi mäed, nagu meil on seal Kohtla-Järvel on meil need tuhamäed seal suured. Et need kõik on lahendamata küsimused ja aeg oleks ehk ikkagi rohkem rahu peale juba mõelda. Aga kui sa vaatad, kes juhatab Euroopa välispoliitikat ja kes peaks kõike seda koordineerima, see on meie oma enda kaasmaalane Kaja Kallas. Temal on 300 alluvat muide, 300 tarka inimest, kes peavad talle nõu andma, aga tema nõuannet ei ole mina küll veel tema ametisaja jooksul midagi väga head kuulnud. Ma kuulsin ainult, et ta tahtis 40 miljardit raha saada, mida Euroopa ütles, et meil seda raha pole, see ettepanek kukkus läbi, siis ta tahtis 5 miljardit saada, see ettepanek kukkus ka läbi, no häbiväärselt läbi, ma ütleksin, siis ta tahtis 2 miljonit mürsku saada, see ettepanek kukkus ka läbi. Nii et praeguse seisuga, ei taha halvasti öelda, aga Kaja Kallase poliitika on Euroopa Liidus küll läbi kukkunud, siiamaani saab näha, mis ta edasi teeb. No ja kui ta läks Ameerikasse sõitis, siis Marco Rubio, Ameerika välisminister või riigisekretär, isegi ei võtnud teda vastu, ta tuli tagasi sama targalt. No me vähe sellest kirjutame, me ei taha oma kaasmaalanna kohta, daami kohta halvasti siin kirjutada. Praegu meie Eesti lehed pesevad Kaja Kallast juba puhtaks, ma vaatan. Ütlevad siin, et tal on ikka väga palju tööd ja ta saab nii harva kodus käia ja tal on nii raske. No üks kommentaator küsis, et kas tal on nii raske seda palka vastu võtta või. Et see on ju nii suur raha, et seda on tõesti raske vastu võtta. Ja Poliitico väljaanne kirjutas ju ka niimoodi, et ma siin tsiteerin jällegi, et Kaja Kallas reageerib asjadele nii, nagu ta oleks ikka veel peaminister kuskil väikeriigis. Ta saatis USA võimaliku puudujäägi kiireks kompenseerimiseks laiali 2-leheküljelise dokumendi. No see on see USA puudujääk, et ta ei aita NATO-t nii palju kui tarvis. Kaja Kallas saatis siis, nagu Poliitico kirjutab, 2-leheküljelise dokumendi laiali, milles palus selle paberi peal 27 liikmesriigil leida 1,5 miljonit mürsku Ukraina toetamiseks, millest ma rääkisin. No Poliitico imestab, et kuidas saab kõrge välispoliitika juht saata laiali ühe sellise määruse või ringkirja, et andke meile kiiresti 1,5 miljonit mürsku.
šokki tekitas, nagu öeldakse. Ja teine šokk, mis oli suur Euroopa Liit elas seda raskelt läbi, eriti Ameerika Ühendriigid, Kaja Kallas läks ka siis peale Mario selle Marco Rubioga kohtumise läbikukkumist läks ka nagu konflikti Ameerikaga ja põrutas kohe suurelt välja mikrofoni ees üle kogu maailma, et vaba maailm vajab uut juhti. See on nüüd Kaja Kallase mõttelend. See on tema geniaalne leiutis, mille pärast jällegi Euroopa juhid hoidsid pead kinni. Mõni puges kardina taha, et teda näha ei ole. Ja sellepärast, et sellised avaldusi ajal, kui Ameerikaga tahetakse kuidagi moodi suhted jälle paremaks muuta, põrutab Kaja Kallas, et maailm vajab uut juhti, tähendab, Trumpi asemel peaks olema uus juht. Umbes niimoodi. Et sellega need asjad muidugi veel ei piirdu, aga neid möödalaskmisi on Kaja Kallasel väga palju olnud, kuigi nagu ma ütlesin, Eesti ajalehed nüüd püüavad seda kõike tasandada, et ta alles harjutab ja alles püüab aga siiski näiteks nüüd 1000 lemmik on meil vist Sven Kivisildnik, ta ütleb enda kohta. Tema siis Kaja Kallast ikkagi arutas tema üle, ütles, et niimoodi, et midagi pole teha, ta ei ole edukas Euroopa juht ja kuulame, mida nüüd Sven Kivisildnik ütles raadiosaates YouTube'is. Ütleme nii, et vaatad ja peale Kaja Kallase midagi muud näha ei ole, aga see pilt Kaja Kallase fänne väga ei rõõmusta. Oleme harjunud, et ta saab auhindu, siin president paneb uhke märgi rinda ja välismaalt antakse raha ja kõrged isandad söövad temaga makarone ühes lauas, aga nüüd on tuuled muutumas. Tal on mõte aidata Ukrainat, et sõda ikkagi kestaks, inimesed sureksid ja oleks lõbus ja vaja 40, miljardit näiteks. Aga keegi ei anna. Üldse ei taha, kisu, et seal tüli temaga, aga poliitiko kirjutab pahasti ka, et ei saa nagu hakkama oma tööga. Autoriteet ei ole ja et ei kasuta oma neid, tal on 300 eksperti seal, et tegelikult tahab ise asju, et võiks inimesed tööle panna, võib-olla tuleks paremini välja. Ütleme, et poliitiko teater ei suutnud Kallas oma kavale leida piisavalt toetajaid ning mitmed diplomaatilised allikad kritiseerisid teravalt Kallase viimase aja tegevust. Kritiseerivad teravalt. Et Kaja Kallas on tõesti suutnud saavutada väga lühikese ajaga ülemaailmselt tuntusega kõige verejänulisem ja selline inimvaenulikum ja sõda pooldavam naisjuht. Sõda pooldatakse praegu, aga tundub, et sõja pooldajate arv ikkagi kiiresti väheneb, demonstratsioonid juba Euroopas sõja vastu, et katsume kuidagi moodi hakata lõpetama seda sõda. Vaatame, mis sealt välja tuleb, aga näiteks seda sõja lõpu juttu ja Venemaaga suhete parandamist on juba rääkinud ka Soome president Alexander Stubb, kes käis küll Trumpiga koos golfi mängimas ja ütles, et Putinit usaldada ei tule või ei tohiks, aga samal ütles ta nüüd nädalavahetusel, et Soome peaks taas avama dialoogi Venemaaga. Need on Stubbi sõnad. Ja ta ütles, et Ukrainat toetavate riikide nõnda nimetatud tahtekoalitsioonis on jõutud arusaamisele, et vähemalt üks Euroopa liider peaks hakkama Ukraina teemadel Putiniga rääkima. Ja huvitav, et siin ka kohe Soome välisminister blondiin Elina Valtonen leebus pärast presidendi ütlemist ja tema ütles laupäeval 5. aprilli hommikul Soome ringhäälingule, et Venemaa pole meie vaenlane. Ja ta ütles niimoodi, et Venemaa pole meie vaenlane, aga tähendab see Venemaa juhtkond on meile praegu, tähendab meid ei rahulda, aga Soome on Venemaa valede ja õigusvastaste tegude vastu ja avaldab lootust, et Venemaa hakkab austama varsti ka rahvusvahelist õigust. Need on signaalid Soomest, nagu näete, ja kuuleme, head kuulajad ja kaasaelajad, et tuuled puhuvad juba kuidagi pehmemalt, kevad on käes ja juba räägitakse, et tuleb hakata Venemaaga asju ajama. Seda räägivad laialt ka äriringkonnad, sest kõik on aru saanud, et iga tööstuse, iga riigi heaolu sõltub kõigepealt
odavast kütusest, odavast toorainest. Kui seda ei ole, siis see majandus areneda ei saa, nagu Saksamaal praegu on ju kõik seal, me ise teame, ma ei hakka aega raiskama selle peale, mis seisus Saksamaa majandus ja tööstus on. Ühe sõnaga igatsetakse jällegi ida poolt tulevat odavat toorainet. Ja nüüd on niimoodi, et olukord on maailmas täiesti muutunud, ma tsiteerin nüüd meie endist presidenti Toomas Hendrik Ilves. Tema jaoks olid ajakirjanikud ju tintlama, mäletan, ta ütles ju, istus kaksirak või kuidas ta istus, rätsep asendil laua peal, tegi suitsu ja maitses likööri ja pidas pressikonverentsi omal ajal. Ja ütles kõik need ajakirjanikud, kes suu lahti vaatasid, kuulasid teda, et te olete üks tintla. Ja nüüd ta ütles siis, Mart Normet teeb nüüd ühte saadet, mis meist saab, need saated, diskussioonisaated on meil nüüd, ma ei tea, kui palju juba kokku saanud, kõik nad on üksteisega sarnased, aga siis Toomas Hendrik ütles, Ilves ütles siis Mart Normetile, ma tsiteerin, üks ajastu on maailmas läbi saanud. See maailm, mis põhines 1945. aasta ÜRO hartale, mis keelab ära agressiooni, riigipiiride muutmise läbi jõu ja isegi jõuga ähvardamise, on lõppenud, ütles Ilves. Ja Ilvese hinnangul on lõppenud ka külma sõja järgne kommunismi ohuga võitlemise ajastu. Ma tsiteerin jälle nüüd Ilvest, meie endist presidenti. Viimase 2 tsitaat tuleb nüüd jutumärkides. Viimase 2 kuu jooksul oleme jõudnud olukorda, kus Venemaad võetakse tõsiselt jälle ja Euroopat käsitletakse vaenlasena. Ja see on uus olukord, mis on meil tekkinud. Vaat sellised väljaütlemisi tuleb nüüd poliitikute suust, sest olukord on kardinaalselt muutunud. Ja veel üks suur sensatsioon, mida Eesti meedia on nagu minu meelest maha vaikinud, kuigi paar uudist oli selle kohta. Siin nädalapäevad tagasi New York Times, Ameerika üks suuremad ajalehti, avaldas sensatsioonilise materjali, kuidas Ukraina sai sõdida või sõdib vaid tänu USA ekspertide nõuannetele ja plaanidele, mida ameeriklased siis koostavad. Ja selles intervjuus, mis rabas Valget Maja muidugi, aga võib-olla see oli ka Trumpi meeskonna tahtel kõik, et rääkida, kuidas Biden siis vale poliitikat ajas, ja seal artiklis öeldakse, et USA asus Ukrainas sõjaliselt tegutsema kohe 2014. aasta Maidani sündmustest järgmisel päeval. Maidan, tuletan meelde, see oli siis see tänavalahingud seal, need kaikamehed olid tänaval, nagu siin mõned nimetasid, ja Janukovitš ametlik president võeti maha, ja siis režiim Ukrainas muutus ja sellega siis hakkas kohe Ameerika oma keskusi järgmisel päeval, nagu ütleb New York Times, järgmisel päeval hakkas siis oma luurekeskusi rajama ja tõi oma need USA sõjalised nõuanded Ukrainasse. Ja see intervjuu lõpeb siis kokkuvõttega, et sisuliselt on Venemaa sõjas mitte Ukrainaga üksi, vaid Ameerika Ühendriikidega ehk NATO-ga. Ja midagi pole teha. See artikkel seda kirjutab, see on väga pikk artikkel, väga tõsine. Ja ma soovitan Varro Vooglaid, tõlkis seda vist ise, tal on tunniajaline saade YouTube'is ripub, aga mina tegin sellest tema saatest väikese kokkuvõtte, et aimu saada, mida siis New York Times välja ütles. Ta ütles välja tegelikult seda, et 3. maailmasõda sai alguse ja nüüd sai alguse Ukrainast ja tuletame meelde, et ka Trump enne telefonikõne Putiniga juba ütles, et Putinil, ma mälu järgi tsiteerin umbes, et Putinil olid omad põhjused, miks ta Ukrainasse läks. Ja see New York Times ütleb, jah, tõepoolest, sest Ukraina muutus Venemaa jaoks kõige suuremaks luurekeskuseks ja see häiris Venemaal, et Ukrainas on Ameerika spetsialistid sees ja avaldab mõju Venemaale ja annab infot Venemaa olukorra kohta, et Ukraina on see keskus ja see tuleb siis ühesõnaga kuidagi likvideerida või ma ei tea, mis nad mõtlesid. Kuulame nüüd siis Varro Vooglaid, mida ta ütles selle New York Timesi artikli kohta, mis on haruldaselt huvitav artikkel. Kuulame. Kokkuvõtlikult öeldes on The New York Timesi artiklit läbivaks mõtteks, et Ukrainas sõdivad ja surevad küll peamiselt ukrainlased, aga olulisim relvastus, varustus, moon,
luure, planeerimine, juhtimine ja nii edasi oli ja on jätkuvalt korraldatud USA poolt. USA on nukujuht, Ukraina tema marionett. Käsitluse juhtliiniks on tõdemus, et USA osalussõjas on olnud märksa kandvam kui avalikus arvatagi oskas ning et president Zelenski salarelvaks sai erakordne partnerlus USA-ga nii luure, strateegia, planeerimise, juhtimise kui ka tehnoloogia valus. Ehk nii-öelda tapmisahelat, nagu artiklis otsesõnu mainitud, juhtiski USA. Iseenesest ei tohiks eespool esitatud info täna enam kedagi šokeerida, sest juba eelmisel aastal kirjutas isegi seesama The New York Times, et CIA ehitas Ukrainasse 12 salajast spioonibaasi ja pidas Venemaa vastu proksisõda juba alates 2014. aastast. Toona oli tegemist plahvatusliku ülestunnistusega, et USA luure ei ole mitte ainult aidanud kaasa Ukraina sõjaaegsete otsuste tegemisele, vaid on rajanud ja rahastanud kõrgtehnoloogilisi juhtimiskeskusi ning tegi seda juba ammu enne 24. veebruaril 2022 toimunud Venemaa sissetungi. Suurimate paljastuste hulgas on see, et programm loodi hiljemalt 11 aastat tagasi ja sellega on olnud seotud 3 erinevat Ameerika presidenti. Ehk siis tegemist ei ole mitte ühe või teise sõjapistrikust presidendi soologa, vaid USA jätkupideva poliitikaga Venemaa suunal. Sissevaates sedastati üheselt, et CIA programm Ukraina luureteenistuse moderniseerimiseks on muutnud endise Nõukogude Liiduvabariigi tänase Washingtoni kõige olulisemaks luurepartneriks Kremli vastu. CIA alustas Ukraina luureohvitseride koolitamist ja varustamist sisuliselt järgmisel päeval pärast Maidani riigipööret ja rajas Venemaa piiri äärde salajastest baasidest koosneva võrgustiku. Ukraina julgeolekuteenistuse SBU endine juht Ivan Bakanov on seejuures tunnistanud, et ilma CIA-ta ja selle poolt koolitatud eliitkomandodeta poleks Ukrainal olnud mingit võimalust venelastele vastu seista. Väljaanne nentis aasta tagasi, et Venemaa naftatöötlemistehaseid ja energiainfrastruktuuri tabanud rünnakute eest on suures osas vastutav CIA ja USA tegevuse tõttu on maailm suure sammu 3. maailmasõjale lähemale astunud. Sellised uudised siis sealt Ameerikast, Ameerika ajalehtedest ja ega siis Prantsusmaalt paremad uudised pole, kui me Marine Le Peni süüdimõistvat kohtuotsust nii-öelda meenutame, kus ta tehti jällegi ei mitte millegi eest tehti süüdlaseks ja siis tehti talle siis piirang, et ta ei saa enam presidendis kandideerida. Ja tulebki niimoodi välja, kui need asju vaatad, sama oli ju Rumeenias, rahvas valis presidendi ja siis anti ta kohtusse ja tuli välja, et valimiste tulemused pole õiged ja niimoodi tehakse. Sama üritati Gruusias teha ja praegu see on laialt levinud ja ma vaatangi, et valimistel pole enam mõtet, võistlejad, kes on tugevamad, kõrvaldatakse valimisvõitlusest, nagu tehti Edgar Savisaarega omal ajal ka Eestis, lihtsalt valimisvõitu tema üle keegi ei suutnud saavutada, aga sai teda niisama kohtute asjad kõrvale lükata. Ja meil pole mõtet ka erakorralistel valimistel, sest ma olin siin ühel nõupidamisel mõni päev tagasi, kus öeldi ka välja, et kui e-hääletamine on, siis pole mõtet erakorralisi valimisi teha. Aga ilma e-hääletamiseta võiks teha. Ja me oleme ühe sõnaga jõudnud nagu õigusriigist kaugenemise teele ja seda ütles välja ka EKRE kongressil, mis nädalavahetusel peeti. Ütles välja ka muide seal üheäälselt, või tähendab 100% anti hääli Martin Helmele valimistel, ta sai uuesti esimeheks, täissaal niimoodi üksmeelselt hääletas tema poolt. Ja kuulame, mida värske esimees Martin Helme siis ütleb selle õigusriigist kaugenemise kohta Keskerakonna kongressil. Kuulame. Meie lahendus algab lihtsalt käpardite minema löömisest võimutüüri juurest. Vaat see nõuab aga erilist südikust ja sitkust. Me näeme ju, kui tugev on ringkaitse, mis hoiab liberaalset režiimi võimul. Eesti ei ole siin kuidagi erandlik. Lääne maailm liigub väga kiiresti demokraatia lõpu suunas. Süvariik on päris ja ta on halastamatu. Kui meil ei õnnestu lõpetada jõustruktuuride, uurimisorganite
ja prokuratuuri aina avalikum ja jultunum sekkumine poliitikasse, oleme me väga varsti tagasi samasuguses ühiskonnas, kust me 35 aasta eest põgenesime. On muide tähelepanuväärne, et need, kes kõige rohkem räägivad õigusriigist, on kõige usinamad õigusriigi likvideerijad. Õigusriik tähendab kõige lihtsamalt ära seletades seda, et seadused kehtivad kõigile võrdselt, kogu aeg ja ühesuguselt. Et see, mis on kuritegu näiteks pagari puhul, on kuritegu ka ministri või politseijuhi puhul. Et see, kui miski pole olnud siiamaani kuritegu, ei saa muutuda kuriteoks lihtsalt sellepärast, et nii on hea võtta rajalt maha võimule ebamugavaks muutunud inimesi. Gert Kingo mõisteti süüdi asjas, mille kohta prokuratuur oli varasemalt väljastanud kirjaliku kinnituse, et sellises asjas kriminaalset midagi ei ole. Karistati tingimisi vangistusega teo eest, mille puhul kõik teised Riigikogu liikmed on seni jäänud igal moel karistamata. See ongi õigusriigi lõpp, kui EKRE saadikule mõeldakse käigu pealt välja kriminaalasi milleski, mis kellegi teise puhul pole kunagi varem olnud kriminaalasi. Seda teemat me kohe jätkame, aga ma vahepeal tulen ühe materjali juurde, mis täna ilmus, mis raadiokanalites tähelepanu pole minu teada saanud, võib-olla nüüd juba on, aga mida üldiselt me nagu seda teemat väga palju laialt ei räägi, aga ilmus meil täna Delfis juhtkiri, Eesti Päevalehe juhtkiri ja muide uskumatu sisuga ja uskumatu pealkirjaga. Nagu me teame, praegu käib ju suur sõda venelastelt või nende Venemaa kodanikelt sai hääleõigus ära võtta, mis tekitas üksjagu rahulolematust Vene elanike seas. Ma lugesin siin lehtedest, on tänava intervjuusid tehtud terve rida. Ja isegi Prantsuse televisioon, ma nägin YouTube'is, käis Narvas ja küsimas, kuidas olukord on ja seal valdav enamik seal tänaval antud intervjuudest olid nii-öelda Eesti, kuidas mööda mitte vastased, aga nagu ei olnud rahul Eesti poliitikaga selle Vene vähemuse suhtes. Ja nagu me teame, on päevakorras ka praegu Moskva Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku ühesõnaga seaduse muutmine selle kiriku suhtes, et ta lõpetaks oma suhted siis Moskva patriarhaadi ja patriarh Kirilliga. Ja see seaduseelnõu on vist minu meelest juba kohe valmis 3. lugemiseks. Neil päevil peaks ta Riigikogusse tulema ja sellega siis oleks siis niimoodi see Vene õigeusu kirik kõvasti haavata saanud, sellepärast, et kiriku ringkondades on väga suur vastuolu sellele seadusele, et nemad tahavad elada edasi nii, nagu nad on siiamaani elanud, oma kanoonilises suhtes Vene patriarhi ja Venemaa ja Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilliga. Ja siin on niimoodi, tuuakse välja täna Päevalehes siis asja sisu ja juhtkirja pealkiri on uskumatu. Tõmbame Moskva kiriku seaduseelnõule pidurit. Nii et Päevaleht täna või Delfi soovitab riigikogulastel see seaduseelnõu nagu sahtlisse panna, mitte temaga enam tegelema ja siin on nähtavasti, ma arvan, meie julgeolekuorganite nõuanne, sellepärast, et siin juhtkirjas tuuakse ära, et tähendab see õigeusklikke on Eestis kusagil 180 000 ja nendest umbes 30 000 on kuuluvad Konstantinoopoli patriarhaadi alluvused kiriku kogudustesse, aga siis sealt jääb üle 150 000 on venelasi ja teisi neid ukrainlasi ja kes siin veel on, kes käivad siis Moskva-meelses kirikus, nõnda nimetatud Moskva-meelses või siis Moskva patriarhaadile alluvas kirikus ja et see on liiga suur maht, ma saan aru, et see on kriitiline piir, et nii palju
rahulolematud, ei saa juurde toota. Sest ma võin oma kogemustest öelda, inimene, kes ma olen Moskvas elanud aastaid ja tean venelaste hingeelu võib-olla paremini kui mõni teine inimene, ma ütleksin niimoodi, nii see valimisõigus, eriti aga Narva tank, selle äratõstmine läks venelastele väga hinge, need olid pühad asjad, nende jaoks, tähendab mitte meie, aga nende jaoks, ja Vene õigeusu kirik on muidugi praegu eriti selle sõjaga ja kõigega olukorraga maailmas muutunud venelastele erakordselt tähtsaks. Ja juhtkiri ütleb niimoodi, et see seaduseelnõu tuleks peatada ja viskab veel väga kriitilise noodi Siseministeeriumisse. Nimelt Siseministeerium, kes kogu seda asja nüüd kamandas ja nüüd on see Igor Taro, siis peab selle kirikuga hakkama saama. Tema ka ju õppis Moskvas, minuga ühes ja samas ülikoolis, me õppisime Moskva riiklikus ülikoolis, tema ütles, et tema oli seal vabadusvõitleja, no mina olin seal ajakirjanik igal juhul. Loen ennast ajakirjanikuks. Ja nüüd tuleb välja see sama Siseministeerium, mida nüüd Taro juhatab, see mõtles välja, et see kiriku asi kuidagi venelastele ei lähe ja tellis nüüd Meta-agentuuril 30 000 euro eest reklaamikampaania. Kuidas rahvale selgitada, miks Moskva meile kirik tuleb kinni panna. Mitte kinni panna, aga need sidemed siin Moskvaga läbi raiuda. No ma ütleksin niimoodi omavahel raadiokuulajaile, et asja taga on hoopis teine eesmärk. Eesmärk oleks siis ka Moskva patriarhaadi õigeusu kirik viia Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeuse alluvusse. See on see lõppeesmärk. No sellest avalikult ei räägita. Et kuidas ministeerium ei saa hakkama seaduseelnõuga ja peab tellima siis endale reklaamifirma, kes hakkab siis usklikele rääkima, et tuleks oma, no mitte nüüd usku muuta, aga oma kanoonilist alluvust muuta. Et näete, mis maailmas toimub, meie põhiseadus ütleb, et õigust mõistab ainult kohus, kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. No küsime nüüd, kas meil Eestis õigust mõistab kohus, kas ta on poliitikas kaugel alati, ei ole mulle tundub, ja meil on samasugune kogemus, eks ju, ma juba nimetasin, kuidas Edgar Savisaar kõrvaldati ära, siin oli see Kingo näide oli ja Kersti Kracht on siin näide, kuidas moodi kohtuotsustega poliitikuid viiakse rajalt maha. Ja sama toimus muidugi Prantsusmaal ja nii mõnelegi inimesele, nagu ma loen nüüd YouTube'i kommentaaridest, et nii Eestis kui Prantsusmaal mängitakse võimule saamise nimel kohtuvõimuga. Aga nagu ütleb meie põhiseaduse paragrahv 146, nagu ma juba ütlesin, kohus on oma tegevuses sõltumatu. No ma arvan, et suur osa ka meie kuulajatest vaidleb sellele vastu, sest praktika näitab küll, et meil alati kohus päris poliitiliselt sõltumatu ei ole. Ja Prantsusmaaga meenub meile ju ka see, nüüd Le Pen seal võeti maha, ta on ju tema isa oli juba parteijuht ja ta ise on ju kauaaegne suure parteijuht ja kindel presidendi kandidaat, kellel on suuri šansse järgmine kord presidendiks saada. Nüüd ta võeti siis maha kohtuotsusega, mitte valimisvõitlusega või võistlusega. Aga meenutame, et see sama Prantsusmaa, kes niimoodi kohtuvõimuga ümber käib, ju 1789. aastal võttis vastu inimese ja kodaniku õiguste deklaratsiooni, millele praegu demokraatia maailmas suures osas toetub. Ja selle koostamisel võeti eeskuju valgustusaja mõtlejatest ja suurtest filosoofidest ja võeti kokku ka Prantsuse revolutsiooni väga humaansed põhimõtted, eks ju, no mida on hiljem võib-olla ümber siin natuke hinnatud, aga igal juhul sellel deklaratsioonil on olnud märkimisväärne mõju ja kodaniku õiguste ja kodaniku ühiskonna ja demokraatia arengule maailmas. Ja nüüd on niimoodi Prantsusmaa nagu siis see revolutsiooni häll ja demokraatia häll ja nüüd ta käib ümber siis presidendi kandidaadiga nimelt kuidagi magedal viisil. Ja kas deklaratsiooni põhimõtteid ka tänapäeval jälgitakse või järgitakse, kes kaitseks seda deklaratsiooni, kes kaitseks Prantsuse demokraatiat, no me ei oska nendele vastata küsimustele. Paistab, et kõik on kuidagi viltu minemas, aga rahvas on juba tänaval ja lauldakse, muide, täna juba 233 aastast riigihümni.
Prantsuse tänavatel televisioon näitas. Ja see riigihümn, nagu me teame, on Marseillaise ja see hümn siis loodi küll sõjaväe lauluna, aga sai Prantsusmaa hümniks ja sõnadega vabadus, kallis vabadus, me kaitseme siin kogu rahvaga. Relvile kodanikud, moodustage oma pataljonid, marssigem vabaduse ja õigluse eest. Edasi Prantsusmaa, lauldakse Marseillaises. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 MHz.